Tere päevast, head veebivaatajad ja kuulajad. Me oleme eetris siin Otepääl, kus peetakse laskesuusatamise Ibu karikaetappi ja viimast finaaletappi. Sellel hooajal on võistlejad juba päris mitmel korral rajallunud Ibu etappidele ja see on järjekorras 8. Nii et kokku on 8 Ibu karikaetappi olnud ja see on siis võistlus B-koondistele ehk järelkasvule ja neile, kes siis A-koondisse ei mahu. Ja täna kolmapäeval Otepääl alustatakse. Kõigepealt on meil kavas siis paaris teade, kell 10.00 on start ja meil on stardini jäänud veel loetud sekundit aega. Ja täna on ka teine võistlus, mis on algamas kell 12.30, see on siis segateate sõit, nii et esimene sõit on siis võistkonnas üks naine, üks mees ja mõlemad võistkonna liikmed, nii naine kui mees, sõidavad 2 korda tänast distantsi läbi. Nii ja alustavad naised ja teises vahetuses mehed, siis taas naiste kord ja siis jälle mehed, ja nii et kohe-kohe oleme stardiks valmis ja me teeme tänast ülekannet siit Otepäält Baltic Broadcastinguga, ehk nemad on siis katnud ära selle stardi ja finiši osa kaameratega ja ka tiiru osa. Täna meil rajal kaamerad ei ole ja ka ei ole vahepunkte, nii et rada on lühike, nii et me saame teile siit vahendada uudiseid lasketiirust, stardist, finišist ja on start antud, nii et täna siis rajale läinud mitte vähe, 18 võistkonda, jah, 18 võistkonda, 28 võistkonda, teises võistluses meil 18 võistkonda, nii et 29 võistkonda kokku ja venelane numbril 1, numbril 2 Norra, numbril 3 Saksamaa, 4 Austria, 5 Ukraina, 6 Tšehhi, 7 Prantsusmaa, 8 Rootsi, 9 Valgevene, 10 Sveits, 11 Poola, 12 Soome, 13 Bulgaaria, 14 Slovakkia, 15 Itaalia, 16 Kanada, 17 Rumeenia, 18 Ameerika Ühendriigid, 19 Läti, 20 on Eesti võistkond ja Eesti võistkond täna siis sõitmas koosseisus Regina Oja ja Tarvi Sikk. Nii et meie noored on täna saanud võimaluse stardis olla ja saame näha, kuidas nemad siis tänaseks võistluseks valmis on. 21 Leedu, 22 Bosnia-Hertsegoviina, 23 Moldova, 24 Serbia, 25 Horvaatia, 26 Sloveenia, 27 Türgi, 28 Belgia ja Suurbritannia on 29. Nii et väga palju riike on oma võistkonnad täna välja pannud ja kui tegu on nii-öelda siis teise B-koondiste võistlustega, siis väga palju riike tegelikult on neid, kes ei saagi maailma karikal oma võistkonda välja panna või startijaid välja panna. Nii et põhjus on lihtne, ei ole kvalifitseerunud maailma karikaks ja siin nendel Ibu karikaetappidel on võimalus siis kvalifitseeruda ja kvalifitseerumine käib niimoodi, et kaotus võitjale, protsentuaalne kaotus võitjale. Ja hetkel siis kaamera püsib meil nii-öelda treenerite, lasketreenerite peale, seal oli venelane Sergei Konovalov, kes on aastaid olnud Vene koondise juures treener, endine laskesuusataja ise ja kui sai ise ka sõidetud, minu nimi Margus Ader, ennast ei tutvustanud, et sai sõidetud siis ka Sergei Konovalov võistles ja oli kordasi, kui ta sai maailma karikaetappidel sõita ka Vene koondises teatesõite ja korra on ta ikkagi MM-il medalile sõitnud, nii et selline mees siis täna B-koondise juures venelastele, aga pilt tuleb siis ka rajalt ja võistkonnad on siis jõudnud distantsil sellele raskemale tõusule. Naised sõidavad 2-kilomeetriseid ringe, 1,5 ringe, segateatesõidus sõidetakse, mis on algamas 12.30, sõidetakse 2-kilomeetrised ringe ja mehed siis 2,5 ringe, et siin on tegu siis sellise paari sprindiga, see on kavas esimest korda sellel hooajal ka, kui maailmakarikal Östersundis novembrikuu viimastel päevadel sõideti. Nii et see on täiesti uus ala, rahvusvahelise alaliidu kalendris ja eesmärk on see 4 aasta pärast saada ka maailma meistrivõistluste kavva. Ja suure tõenäosusega ka see rahvusvahelisel alaliidul ehk Ibul õnnestub, sest neid riike, kes tahavad oma võistkondasi välja panna, on palju. Ja kui täna on 28 võistkonda siin, siis ka
maailmakarika etapil oli praktiliselt sama palju võistkondasid. Nii et natuke võib-olla segane, jah, meil on tavaline teatesõit, on nii-öelda siis segateatesõit, kus on 2 naist, 2 meest ja nüüd siis paari sprint, kus on 1 naine, 1 mees ja mõlemad startijad sõidavad siis 2 korda oma vahetusi. Nii et naiste vahetus näeb välja sellisena, et tullakse nüüd esimesse tiiru, lastakse tiir ära, minnakse teisele ringile, tullakse püsti laskma ja kohe peale püsti laskmist, kui on ära lastud, tiirust välja mindud, on vahetusala. Nii et naised ei lähe enam sellele viimasele nii-öelda finaalringile, vaid läheb kohe mees. Mees teeb ka 2 ringi ära, annab vahetuse üle ja läheb jälle naine. Ja viimase vahetusõitja ehk viimane siis mees sõidab siis selle viimase ringi ka. Nii et 2 ringi, 2 laskmist esimestes vahetustes ja näeme, et tuul on väga tugev siin Otepääl ja seda võib küll öelda, et Otepää tiir on hästi tuuline, suhteliselt sarnane Kondjalahti tiirule ja esimesena lõpetab Saksamaa naiskond laskmise ja varupadruneid ka võtma ei pea, nii et igal võistkonnal kasutada 3 varupadrunit ja Saksamaa läheb liidrina, nüüd pääseb ka Itaalia, Slovakkia, Venemaa on läinud ja vaatame, kuidas on Eesti võistkonnal laskmine läinud. Eestlaste number siis rada 17, rada 18, 2 lisapadrunit peab juba ja nüüd sai alla Regina Oja need märgid, nii et 2 lisapadrunit pidi Eesti võistkond kasutama, et natuke palju muidugi Regina kohta. Regina on väga-väga hea laskja ja näeme, et Poola võistkond peab minema ka trahviringile ja ka Bosnia-Hertsegoviina võistkond trahviringile. Aga jah, need riigid, keda me siin praegu laskmas näeme ja päris siin lõpuotsas on need, kes siis maailmakarikal startida ei saa, kuna ei ole täitnud ära vastavat kvalifikatsiooni, aga siin on olemas Türgi, Horvaatia, Serbia, Bosnia-Hertsegoviina, Moldova. Ja mis siin salata tänasel päeval on ka Eesti võistkondadel tegelikult väga raske, kuna üldiselt teatesõitudes jäädakse päris tahaotsa ja ei ole ka harv juhus, kui saadakse ringiga, nii et Eesti võistkonnal ja kogu ettevalmistaval tiimil tuleb ettevalmistust parandada ja tuleb igal juhul hakata sõitma kiiremini ja laskma täpsemini, sest vastasel korral peamegi leppima nende B-ešeloni võistlustega ehk selle sama ibukarika etapiga, mis muude on ka väga hea võistlus, kuna kui seda võistlust ei oleks, siis tegelikult, kus need võistlejad ikka harjutavad, saavad ainult kodus harjutada ja kodustele võistlustele, aga nüüd Rahvusvaheline Alaliit on loonudki täpselt sellise võistlussarja, ibukarika etapisarja, mis on siis suurepärane võimalus kõikidele koondistele siis samal ajal võistelda, kui maailmakarikal võistlevad siis need, kes on natuke paremad. Nii et paralleelselt 2 võistlussarja ja mõlemad on ikkagi täna nii populaarsed, et sama palju võistlejaid, nii mehi kui naisi on oma 100 starti tulemas. Aga võistlusest 7 minutit saab peaaegu sõidetud ja liidrid lähevad Saksamaa juhtimisel, teisel kohal Slovakkia, siis Itaalia ja edasi juba Venemaa, Suurbritannia, Lightwood, Amanda Lightwood sõidab väga hästi 5. kohal praegu ja Austria 6. Aga Eesti võistkond Regina Oja hetkel 19. See on siis peale esimest laskmist. Ja nüüd kui pildis vaadata, siis Sveits, Tšehhi, Kanada ja Soome võistkond ja ka nüüd tuleb Bulgaaria. Eesti võistkond ei ole veel sellel tõusu näinud, aga siit tuleb Regina. Peale seda Leedu võistkond ja nüüd Regina, sinimust-valge on võistlustress, Regina Oja, et sel hooajal tegelikult siis alguses esimene hooaja pool absoluutselt ebaõnnestus, kuna tervise tõttu startida ei saanud ja treenida ka ei saanud, nüüd on saanud ikkagi nii kaugele tervisega asjad kõik korras ja saab harjutada ja siin Otepääl on igal juhul stardis. Nii et 29 võistkonda täna paaris teatesõidus ja naised on praegu siis teisel ringil ja tullakse püsti laskma ja siis on vahetuse kord. Nii et saame näha 4 aasta pärast MM-il ja ma pakun isiklikult, et 8 aasta pärast on ka tegu olümpialaga, kus jagatakse medaleid, sest tõesti laskesuusatamise selline populaarsus nii riikide hulgas, osavõtjate hulgas kui pealtvaatajate hulgas kui TV-ekraanidel on ikkagi liikunud kogu aeg ülesmäge. Täna siin Otepääl näeme küll tühjasid tribüüne, aga loodetavasti nädalavahetusel,
kui töökad inimesed on tööpäevad ära teinud, saavad tulla ka vaatama. Ja kui naised tulevad püstitiiru, siis mul on hea meel ja rõõm öelda kõigile veebivaatajatele ja eriti naistele head naistepäeva. Nii et teie päev ja loodame, et tuleb rõõmurohke ja üllatusi täis. Nii, aga teine tiir naistel ja Itaalia on siis liidriks tõusnud, Saksamaa teine ja kohe on seal ka Austria võistkond, Venemaa, Tšehhi, Slovakkia, Rootsi. Nii, itaallanna kohendab asendit ja selleks on ka tuline põhjus, sest 3 möödalasku juba ja tundub, et Itaalia läheb kindlasti trahviringile ja selline oi. No see jah, seda näeb harva, nii et itaallanna numbri all 15, Nicole Contier. Pakun, et tegu on ikkagi täiesti suusatajaga, sest jah, nii kehv laskmine, nüüd veel üks varupadrun võtta, kui vahetab ja Saksamaa juhib ja Inglismaa võistkond on teine. No mida praegu küll Eurospordi kommentaator Michael Dixon tunneb, ma usun, et enam ta ei istu ja seisab püsti ja elab rahuskaaslastele kaasa. Nii et Inglismaa võistkond peale esimest vahetust on esimest kohta jagamas Saksamaaga. Nii ja nüüd mehed rajale ja teises vahetus näete, mehed ootavad siin, et võistkonnad, kes peavad trahviringile minema, teevad trahviringid ära, itaallanna ja ka austerlanna on seal trahviringil ja siis tullakse vahetusalasse, tuleb Prantsusmaa. Prantsusmaa tuleb ja ulatab siin natuke käega välja, et võistlejal, et naisel oleks natuke lihtsam see teatevahetus üle anda, sest selge puude peab olema kas kätte, õlga või jalga ja siin siis tagumised võistkonnad, Eesti võistkond praegu ka lasknud kenasti ära ja üks varupadrun Reginal tuli võtta, nii et Eesti võistkonnal siis teises vahetuses vastaline poiss Tarvi Sikk sõitmas ja Tarvi peaks olema juba rajal, nii et 17 võistkond on nüüd rajale saanud ja 18 on Eesti võistkond. Austria meie ees ja siit siis Tarvi läheb. Aga nüüd siis naised saavad väikese puhkuse, naistepäeva puhul ka kulub see ära, igal juhul üks 7-8 minutit, naised saavad hinge tõmmata ja siis on taaskord tarvis neil rajale minna. Vahepeal võib siis hooldemehed või treener võib natuke ka suuski seal nii-öelda harjata või midagi nendega teha, et see ei ole keelatud ja mis tänasel võistlusel võib-olla veel ei ole nii nagu suurel teatesõidul, trahviringi pikkus on oluliselt väiksem. Trahviringi pikkus on poole väiksem, 75 meetrit, kui trahviringile tuleb minna. Ja seetõttu ka natuke rohkem selles paaristajate sprindis on ruumi eksimustel ja tulebki võtta selgeid riske, tuleb kiiremini lasta, sest see nii-öelda mööda lask ka, kui tuleb ja tuleb trahviringile minna, on võimalus see ikkagi poole kiiremini ära sõita. Aga meeste kord ja taas tegu siin neid, kes maailma karikasarjas võistlevad, ega väga palju ei ole. Et need on enamus ikkagi võistlejad, kes võistlevadki selle Sibu karikasarjas, mis on siis tõesti teise staffi või Esseloni võistlus, need, kes maailma karikakoondisse või eliitkoondisse ei saa ja tavaliselt siit ei pääse ka väga maailma meistrivõistlustele, kus ikkagi nii-öelda riikide parimad on väljas. Ja sealt ka Tarvi Sikk tuleb. Tarvi alustas seda hooaega, treeninguid suurepäraselt, oli väga heas vormis siin suvistel Eesti meissuvestel, kus ta suutis isegi Roland Lessingu ja Rene Tsahknaga nii-öelda sama kiirust näidata, aga siis tuli tagasilöök ja ega sealt mingisugust suurt toibumist pole ka tulnud. Tihti on jah võistlejatel niimoodi, et treenida see on nagu see suhteliselt lihtsam asi kui see, et läbi hooaja nüüd see treening, see hea treening ära realiseerida võistluseks, see ei õnnestu väga paljud. Sest et tehakse treeningutega treenitakse liiga tugevasti ja see on siis põhjus, miks tuleb ära kukkumine just võistlushooajal. Et siin on kindlasti väga paljudel sportlastel, ka Eesti sportlastel mõtlemiskoht, et kuidas treenida niimoodi, et kannataks ka võistelda, sest võistlusi talvel hooajal on palju, alustab novembri lõpus ja lõpetab märtsi lõpus ja tegelikult on ju väga palju sportlasi, kes sellega ideaalselt hakkama saavad. Nii, mehed esimeses tiirus. Inglismaa, Saksamaa, Norra, Venemaa, Valgevene, Kanada. Nüüd tulevad juba ka Ameerika Ühendriigid, Rootsi, Tšehhi. Nii et 10 võistkonda on kohal ja siin hetkel tundub, et kõige paremini Saksamaa võistkond läheb esimesena ja sakslastel siis seda teist meestevahetust on sõitmas Veidel. Ei, Dominic Reiter ikkagi, jah. Dominic Reiter on sõitmas
sakslastel meeste esimest vahetust ja Anna Veidel, Dominic Reiter on Saksamaa esindus täna paaris teatesõidus. Ja nüüd inglased peavad minema trahviringile. Inglased siit enam ei pääse. Venemaa võistkond läks kolmandana ja Norra on tõusnud teiseks. Rootsi on tõusnud neljandaks ja Valgevene viiendaks. Šveits tõuseb kuuendaks, kaotab 32 sekundit Saksamaale, kes on liider. Nii, ja vaatan, ja Tarvi on ka laskmas. Tarvi on esimese märgi saab alla, siis tuleb eksimus ja näeme siin ka ekraanil on praegu siis Eesti võistkond laskmas. Tarvi Sikk. Nii, ja kaamera pilt kenasti. Broadcastingi kaameramehed teevad supertööd, leiavad eestlas üles ja see kodueelist peaks olema, et saab vahendada omade laskmist, kes seal tagapool sõitmas on ja nüüd ei ole kuidagi see tabavust ja kuidagi natukene ütleme, et rabedalt võtab Tarvi neid varupadruneid, ei ole sellist kindlat võtmist, et nii ja viimane varupadrun ja oleks vähe see märk alla saada. Otsib veel õlast natuke seda tuge, mõned hingamised ja siis see lasukoht on, aga õnneks siis pääseb ilma trahviringita. Aga kõvasti läheb aega, kõvasti läheb need vajalikke sekundeid ja nüüd on Eesti võistkond kindlasti langenud tahapoole. Tegelikult on ikkagi see, mida läbi hooaja harjutatakse lasketiirus, on just see kiirus, esimese padruni laskmine, asendi võtmine ja tiiru tulemine, ära minemine. Olen jälginud Eesti koondislaste etteastet sel hooajal, siis tegelikult ütleme niimoodi, et üks kolmandikul võistlejatel on see töö natuke rabe ja võiks oluliselt parem olla. Ma loodan, et treenerid on seda sama tähele pannud ja tehakse omad järeldused, kui alustatakse uueks hooajaks ettevalmistust. Mäletan, kui koondise treener oli Anatolio Vantsevenelane, kellega siis tegime väga palju sellist esimese lasu tööd ja kiiret asende võtmist ja miks oluline on see, et see annaks võimaluse kiiremini lasta. See annab võimaluse kiiremini alustada laskmist, mis tähendab ka ühtlasi seda, et sa lõpetad kiiremini ja küll need märgid hakkavad ka alla tulema. No nii, Jan Reier, mees, kes siis praegu tahaks rajal olla, aga temal ka mononukleoos kallal, mis on viimastel aastal ülipopulaarne haigus siin talisportlaste seas ja mitte ainult talisportlaste seas, ka tennisistid on hädas selle viirushaigusega, mis siis ei anna võistlejale ja sportlasele maksimaalsel pingutusel võimalust pingutada maksimaalselt, et jääb seal 10% puudu. Ja see on selline asi, mis tuleb terveks ravida ja Jan Reier on võtnud siis vaheaasta, aga laskesuusatamisest ta eemal ei ole, vaid aitab koondist just B-tasandil. Ja on ka siin Otepääl siis lasketiirus binokli taga. Äärmiselt sisukas spordimees ja olles temaga MM-il koos elades ühes toas, siis võin öelda, et seal on ainest kõvasti, et saada ka suurepäraseks treeneriks ja kindlasti ta ala juurde peaks jääma, sest on ise pikalt teinud ja hästi hakkama saanud. Nii, Saksamaa võistkond on jõudnud nüüd teise tiiru ja meeste esimene vahetus, peale seda antakse siis vahetus üle taas naisele, kes läheb viimast korda rajale, nii et Saksamaa, Norra ja Venemaa, Rootsi ja tuleb ka Valgevene võistleja. Nüüd me oleme jõudnud sellele tasandile nii nagu maailma karikal, et need riigid on ikkagi ees, kes ka seal on ees. Ja praegu nägime, kuidas sakslane Dominic Reiter tegi siis väikese sellise asendi muudatuse, tõstis jalad nii-öelda kindlamasse kohta ja nüüd siis üritab uuesti hingamist paika saada. Lihtne lasta püsti ei ole, tuul on kõva, näete, need lipud on praktiliselt sirged. Venelasel tuleb juba varupadrunid hakata võtma ja kui sealt eksimus tuleb minna trahviringile. Ja Venemaa läheb ühele trahviringile kindlasti. Rootslasele praegu šansid olemas 2 varupadrunit ja 1 märk veel üleval ja Valgevenel ka ja Saksamaa on väga hädas. Sakslane ei suuda kuidagi lasta ära neid 5 laskugi. Rootsi ja Valgevene lähevad ja vahetusse, nii et super laskmine praegu tõesti nendele riikidele, nüüd Norra ka pääseb, aga Venemaa läheb trahviringile, Rootsi vahetab ja siis Valgevene. Nii et üllatused. Tobias Arvidsson, rootslane, tegi siis oma vahetuse sellisena, et Ingela Andersson saab rajale minna esimesena ja Valgevenel siis Aleksandr Toroška oli see mees ja Maria Panfilova sai vahetuse. Nüüd vahetab Saksamaa siis 4. pääses ikkagi ilma trahvideta Dominic Reiter ja Soome on tõusnud 5. Soome võistkond on ka hästi alustanud,
ja soomlaste number siis 12 ja Jaako Olavi Randa ja Jessica Roolik on seal sõitmas, nii et Jessica Roolik rajal ja nüüd tuleb Šveits vahetusse ja Šveitsi treenerid meile ka näidatakse siin ja siin siis treenerid rääkimas mikrofonides hetkel toimuvad lasketiirus ehk kõikidel võistkondadel on rajal siis rajapersonal, on seal siis hooldemehed, on seal treenerid või mõni sportlane ka, igal juhul antakse neile teada, kuidas siis võistkond liigub. Nii et Rootsi juhtimas Valgevene 2,2 sekundi kaotusega teine, Norra kaotamas 3,8, nii et 3,8 sees esikkolmik ja siin ka Tarvi. No nii, vaatame, kas nüüd väheke paremini läheb, igal juhul varupadrunid on vaja võtta, 2 märki üleval, nii. Oi, kui rabedalt võtab isegi relva nii-öelda õlast ära, tegelikult oleks võimalik võtta niimoodi, et sa ei võta selle relva õlast ära, vaid sa saad selle padruni ikkagi sealt lihtsamini kätte. Et relv on õlas, sa võtad lihtsalt käe nii-öelda luku küljest lahti ja paned padruni, nii et pääseb ilma trahvita, aga ütleme nii, et Arvi peaks kõvasti tööd tegema. Sellega, kuidas varupadruneid siis panna relva niimoodi, et sa ei tõsta ära seda relva nii palju, et see asend ei liigu nii palju paigast ära, sest uuesti asend sisse võtab jälle mõned olulised sekundid aega. Eesti võistkond hetkel 20, minut 50 kaotust liidrile. Minut 50 ja 20 ja Regina Oja sai siis rajale teist korda ja naiste jaoks siis jääbki see vahetus nüüd viimaseks. On ring, lamades laskmine, ring, püsti laskmine, vahetus ja viimases vahetuses lähevad mehed rajale. Hetkel Rootsi, Valgevene, Norra, Saksamaa, Soome, Venemaa esikuuik, Šveits, Ukraina, Suurbritannia, Austria. Lõpetab siis Austria esikümne ja Eesti võistkond 20-ndana sõitmas. Varupadruneid pidi ka Tarvi võtma mõlemas tiirus üsna ohtralt. Ja siit tuleb Šveits ja numbri all 10. Šveitsi võistkond ja seal siis Leidin Meier-Ruug sõitmas ja Severin Diedrich on meeste poole peal. Ja jälitajad Inglismaa, Suurbritannia, kes alustas siis võimsalt, oli peale esimest vahetust olid lausa liidrid. Amanda Lightfoot, temal oli suur osa selles liider rollis, aga nüüd on Inglismaa kukkunud siis 9. ja Jan Reier ja see karvamütsiga mees ei ole mitte Siberist, vaid see on Rein Pedaja ise. Rein Pedaja ise on täna uhkema mütsi pähe pannud ja tulnud ka Otepääle Elvameeste treener, nii et kõik, nii Indrek Tobreluts, Roland Essing, Kalev Ermits, Priit Viks ja kõik on selle mehe käe alt läbi käinud ja tõesti Rein on legendaarne mees, kes võib väärikalt selle karvamütsiga ringi käia ja mitte ainult Ibu karikavõistluste ajal, vaid iga päev välja teenitult üks parimaid Eesti laskesuusatamise treenereid. No nii, naised on jõudmas esimesse lasketiiru ja Rootsi võistkond on nüüd endiselt liider ja rootslastel siis Ingela Andersson. Norralanna Tekla Brunli, nii et Tekla Brunli sõitnud ka maailmakarika etappidel ja teeb ka seal 1-2 nõksu parandust, rootslane alustab. Ja nüüd teine märk jääb ülesse ja siis Valgevene, Maria Panfilova. Nii, rootslasel suurepärane, üks tuleb ikkagi võtta ja ka norralanna ühe ja Rootsi pääseb siit ja tema jaoks siis viimane ring ja üks laskmine on jäänud. Nii et peale seda püsti laskmist ei minda enam sellele finaalringile, vaid antakse teatevahetus üle, et see on siis nüüd erinev kogu laskesuusatamise sellise struktuurist, kus ikkagi võistleja peale püsti tiiru teeb ühe ringi, siin siis mitte. Nii et Rootsi läheb liidrina, Rootsi on tõepoolest peale seda teist vahetust asunud sinna päris etteotsa ja nüüd siis liidrina teisena Norra 5,3 sekundit kaotus, nüüd pääseb Valgevene, venelannal ikkagi viimane märk läheb mööda, tuleb üks varupadrun võtta oma 6-7 sekundit võtab see aega ja sakslanna on hädas laskmisega praegu, nii et Saksamaal Anna Veidel ja Anna läheb trahviringile. Anna läheb trahviringile ja Soomel tuleb siin nüüd rügada need trahviringe vähemalt kaks, kui see viimane tuleb alla, nii et 2 on Soomele, Venemaa pääseb, Šveits pääseb ja Inglismaal ka võimalus ikkagi siit nulliga minna ja nüüd Lightfoot ikkagi paneb selle esimese varu ka ikkagi mööda ja pääseb rajale siis, kui see märk alla tuleb, Lightfootil veel, nii et nüüd teeb oma elu raskeks. Lightfootil 1 märk ja 1 varupadrun ja kõrvalt Kanada tõuseb ja Ukraina saab rajale ja nüüd ka
Suurbritannia ja prantslased on päris kaugel, nii et esi-10 on praktiliselt meie ees. Rootsi, Norra, Valgevene, Venemaa, Šveits ja Saksamaa esi-6 ja Saksamaa käis siis trahviringil, kaotas sellega 2 kohta 4. kohalt, langes 6. kui nüüd. Regina Oja, märk number 20 ja lamades laskmine on hea laskja Regina olnud, et tavaliselt ikkagi varupadruneid ei tohiks võtta ja laskma nii-öelda kindlamini siin. Üks tuleb ikkagi. 2, valus. 2 varupadrunit Reginal. Ja Bulgaaria ka siis on veel neid varupadruneid laskmas seal ja see on äärmiselt olulised sekundid. Iga trahvi, iga varupadruni peale 7-8 sekundit. Lisaks kui veel trahv ka tuleb, no, siis võib öelda, et 45 sekundit kaotust ühe tiiruga liidritele. Nii, 1 varu ja 1 padrun. Ja rajale pilt, kus on Rootsi liider, Norra 2, Valgevene 3, kui mindi siit püsti või lamades tiirust ära. Ja Valgevene tuleb. Ütleme nii, et päris raskelt muidugi sportlane liikumas seal tõusul ja vaatan ikkagi Eesti ei lähe trahviringile, nii et Regina koos bulgaarlannaga saab minna siis oma teisele ringile. esi-10, Soome lõpetab esi-10 ja Eesti lõpetab esi-20. Bulgaaria on hästi lasknud, kuigi ikkagi 1 varu või 1 trahviring on olnud 5 lisapadruni juures. Et tavaliselt on siis see hetk, kus keegi on nende tiirud peale juba õnnestunud. Venemaa, Šveits on pildis ja siis tuleb Saksamaa, nii et need olid hetkel võistkonnad 2., 3. ja 4. ja Austria. Et tundub, et ka need 5, Rootsi, Norra, Valgevene, Venemaa, Šveits ja Saksamaa ja Austria jagavad täna selle poodiumi. Ja ibukarikatappidel ka siis on auhinnarahad, nii et need ei ole küll nii suured, aga igal juhul jagatakse auhinnarahas ja esimestele siis preemiaks need rahad kuuluvad nii teatesõitudes kui ka tavadistantsidel. Ja kui programmi korra tutvustada, siis täna siis sõidetakse teine võistlus kell 12 või kell 13.00. Ei, 12.30 ikka on stardiaeg ja tegelikult on see võistlus, kolmapäevane võistlus ei oleks pidanud üldse olema siin, aga Saksamaal 5. etapil Arberis jäi suure tuule ja tormi tõttu see võistlus ära ja seetõttu paluti, et kas Otepää on nõus selle ühe võistluspäeva järgi pidama kolmapäevase päeva ja need samad mõlemad teatesõidud tänu sellele on kavas siin Otepääl. Nii et homme siis algavad naiste ja meeste sprindiga siis nüüd nii-öelda need võistlused, mis algselt pidi Otepääl olema, nii et täna see võistlus on nii-öelda siis sõpradele Saksamaal vastutulemine ja võistluse ära pidamine. Aga Rootsi on siis hetkel suurepäraselt võistelnud, midagi ei ole öelda, rootslane Ingela Andersson 2 eksimust ikkagi tuleb 2 varupadrunit vähemalt võtta ja Tekla Brunli on norralane ja temal ka 2 varupadrunit ja vaatame, kes nüüd Valgevene tuleb, nii et Valgevenel šansid olemas. Kui nüüd 5-5 võtta, siis on nii-öelda ka võimalus minna liidris, aga Rootsi läheb trahviringile. Nii et Rootsi peab ennem, kui saab viimase vahetuse anda Tobias Arvidssonile, läheb Rootsi 2 trahviringile, see on häving. See on Rootsi jaoks isegi häving, aga 2 korda 75 meetrit tuleb läbida, nii et oma pool minutit praktiliselt, võib-olla natuke vähem sõidab kiiremini, võime siin kella käima panna, vaadata, kui kiirelt seda lühikest sõidab. Ja Norra muidugi saab nüüd minema, nii et Norra läheb võistluste liidriks ja Valgevene šansid muidugi jäävad ka sellesse püsti tiiru. Ja kui nii halvasti lastakse, siis muidugi saavutab Rootsi selle, et läheb ikkagi teisena, nii et rootsanal veel see trahviring võtta lõpp, kui Rootsi läheb või Norra läheb. Martin Wemsteinevik, jätame nime meelde, seda võib veel tulevikus vaja minna, läks siis esimesena ja nüüd Rootsi vahetab. Ja rootslastel kiire jalaga mees, Tobias Arvidsson läheb jälitama, kui palju, Valgevene läheb lausa 3 trahviringile. Nii et see tuul Otepääl on ikka võistluse väga raskeks teinud ja need, kes lasketiirust täna alla saavad, Kanada 0-ga. Kanada laseb 5-5 alla ja no nii. Sarah Powdry on sõitmas ja teinud ikka super vahetuse, nii et Kanada on tõusnud 3. super ja Jules Bournot, Valcartieri mees,
Jules Bournot läheb siis Kanada viimast vahetust sõitma ja mehed peavad nüüd sõitma kõik 3 ringi ära, et selle viimase finaalringi ka peale seda püsti tiiru, nagu naised praegu ei lähe, annavad kohe vahetuse, siis mehed peavad sõitma selle viimase etapi ajal kõik 3 ringi. 2 laskmist ja viimane ring ka. Nii, Norra juhtimas, Rootsi kaotamas 11,9, Kanada 40,9, Venemaa 4, 46,6 sekundit, Saksamaa 5, 51,5 kaotus liidrile ja 6 Austria, siis Prantsusmaa ja Valgevene. Ja neid trahviringi sõitjad on palju, Itaalia läheb ja vaatan itaallanna, jälle 2 eelmises vahetuses oli ka, aga siis oli 4 lausa. Aga Norralane tuleb ja Martin Wemsteinevik ja sealt rootslane Arvidsson. Nii et Wemsteinevik ja Arvidsson peavad siis jagama, tundub küll täna seda poodiumi kõige kõrgemat astet. Nii et valusalt rootslane vajutab siin ja selline, ütleme nii, et tugev mees, kui vaadata mehe keha, siis tugev sportlane füüsiliselt heas füüsilises konditsioonis. No nii, Regina. Üks varu tuleb kindlasti võtta, aga selline hea rütm, võt selline korralik rütm, eriti sellise tuulega, siis siin saavutatakse edu, kui sa suudad lasta hea rütmiga ja need märgid ka veel alla tuua, see on juba väärikas laskmine, no super, see on ikka oluliselt parem laskmine, kui Reginal õnnestus see lamades tiirus, et kiirelt 4 alla 5-ga ja siis esimese varuga ka alla, nii et praegu küll Eesti võistkond natukene siin tuli konkurentidele lähemale. Ja Eesti vahetab ja Tarvi ootab ja paneb oma käe peal kellega käima. Ta kontrollib, kas siin Sivitata mehed saavad hakkama või ei saa ajavõtuga. Nii ja Eesti kaotus tegelikult siis kohe vähenes. Kui eelmises tiirus oli see 2.55, siis nüüd 2.31. Nii et Eesti võistkond läbis selle tiiru praktiliselt kõige kiiremini. See oli õnnestunud tiir. Siit tuleb nüüd kiire analüüs Reginal ja kogu Eesti koondisel teha, et kuhu siis need vajalikud sekundid jäävad ja ma kujutan ette Jan Treier siin, muidugi siin Alvar Tiisler, noor laskesuusataja ka, ütleme nii, et parimate meeste juures know-how'd kuulamas ja vaatamas, et aru saada, kuidas siis see võistlus siin käib ja mida siis treener vaatab, aga nüüd otsustavad hetked tänasele võistlusele, kui Norra võistkond tuleb liidrina selles esimesse lamades tiiru ja näete, kuidas kepid pannakse sinna 2 jala vahele, nii et need ei segaks, vaadake nüüd ta ilusti vajutab oma selle nii-öelda parema jalaga sinna peale, see üldse ei sega, see on selline mõnus tunne, aga kepid on vaja pärast hiljem kiiresti kätte saada. Rootslane kasutab siis teist varianti, kus kepid jäävad siis jala peale, nii et kohe kui sa tõused, pead sa haarama need kepid võimalikult kiiresti, aga norralane Martin Wemsteinevik teeb superlaskmise, midagi öelda, 5-5 ja nüüd on rasked hetked rootslasel Tobias Arvidssonil. Kas Arvidsson suudab praegu lasta Martin Wemsteinevikile vastavalt ja Rootsil on ikkagi 2 lisatarvis võtta? Ei, üks lisa vähemalt ja norralane saab kaugemale ja saab sellele võidule lähemale. Kanada ja Venemaa, aga Venemaal on siis sõitmas ainus mees, kes on tulnud olümpiavõitjaks. Siin tänases sõidus Aleksei Volkov ja tuletan meelde Off-Wilsoni teade, esimene vahetus ja Aleksei Volkov vedas seal Venemaa avavahetuse nii kõvasti, et lõpuks ka Venemaa koondis võitis, aga siin juba võistkondasi võetakse ringiga maha, paluti number 27 ära tulla. Rootsi läheb teiseks, Arvidsson 30,5 sekundit kaotus, nii et Türgi võistkond Shana Ostunk ja Kulš Aga jaoks on võistlus läbi. Nii et võistlejad või võistkonnad jõudsid järgi ja Volkov pääseb ja Venemaa tõuseb nüüd koha võrra ettepoole ja Saksamaa kohe selja taga, nii et Venemaa ja Saksamaa lähevad 3.-4. ja Volkov on siis see mees, kes on tegelikult minu arvates ikkagi see mees, kes peaks sõitma kogu aeg Venemaa esimesi vahetusi, sest mäletan 2014 Sotšis pandi mees esimest vahetust sõita, Venemaa võitis, rohkem vahepeal üldse võimalusi ei antud ja nüüd Off-Wilsonis pandi taas esimest vahetust sõitma, ta sõidab muidugi neid B-klassi võistlusi ja Venemaa jälle võitis, nii et Vene treenerid, mõelge natuke, mis mehed teil esimest vahetusi sõidavad, aga selle mehega on edu venelastel olnud ja väga kindel laskja, nii et tegelikult esimene vahetus on see vahetus, kus ei tohi liidritega pikka vahet sisse lasta, aga kui sa oled ikkagi selline nulli laskja stabiilne, siis igal juhul ei lase sa liidritega suurt vahet sisse ja Aleksei Volkov on oma vahetustes seda alati tõestanud. Aga liidrite juurde ja hooldetiimi mehed saavad siin siis Martin Wemsteinevikile, Norra viimase vahetussõitjale, öelda vajalikku infot, et Rootsi on täpselt poole minuti kaugusel ja nii-öelda pea vastu.
ja nüüd tuleb Eesti võistkond ja eestlastel on võimalus siin kõvasti ettepoole tõusta, praktiliselt 7-8 võistkonda ees, aga nüüd on ühte asja vaja. Kiirtuld, täpselt laskmist, püss selga ja rajale, kiired jalad. Jah, kui väikse poisina alustasin laskesuusatamist, siis Ants Joonase ja Üllar Tähe käe all sai tehtud ja ega esimesed võistlused ikka jäi seal 9 ja 10 märki üles, nii et kui ühe pihta sai, oli hästi lastud ja siis mäletan Ants Joonase sõnu, kes ütles, et aga vea lihtsalt pikki pidi, et küll ikka mõni alla tuleb, noh, ega ta nii oli ka. Aga nüüd kiir tuli, aga kahjuks siis Tarvil jääb 3 märki üles, nii et siit ikkagi taktikaliselt tegi õigesti, lasi kiiresti, aga märke oleks ka vaja alla saada. Nii et siin siis Venemaa, Saksamaa heitlemas täna 3. kohast hetkel Aleksei Volkov ja sakslastel Dominik Reiter. No Reiter on mees, kes ei ole maailma karikal starte saanud, Volkov on saanud ja Volkov ikkagi nii kindel mees, et Off-Wilsonis oli ka kulla peal Venemaa koondises ja Aleksei Volkov on väga hea sõber just Anton Šipuliniga ja Šipulin ka siis tegelikult väga mitmelgi korral meedias sõna võtnud, et öelnud, et tegelikult võiks Volkov sõita stabiilselt maailma karikaid. Aga jah, venelaste süsteem on natuke teine, kus iga treener saab kaasa rääkida ja siis veel tulevad kuskil kõrgemad jõud, kes ütlevad, et see mees sõidab ja see mitte. Aga Norra tuleb viimast korda meil lasketiiru Otepääl, kui peetakse täna esimest päeva võistlusi, paaris teate sõit ja Norra on liider. Martin Wemsteinevik lamades ühtegi märki üles jätnud ja näeme Rootsanen tulemas veel sealt kaugemalt. Wemsteinevik alustab ühe möödalasuga, praegu me küll siit pilti ei saa, aga võin öelda, et on neid märke ka mööda läinud. Kiirtuld, õige tegu Viikingi poolt, aga 2 märki on üleval, 3 varupadrunit jäänud ja Rootsane sealt tuleb. Nii et Norrakas mängib praegu selgelt selle peale, et kiir tuli ja kui vaja, lähen teen selle trahviringi ka ära ja lähen ikka esimesena rajale. Nii et selline taktika Norral ja see võib täna edu tuua, sest 30 sekundit edu, aga Norralane siin märk üles ei jäta. 2 varuga märgid all ja Norra läheb siis võiduvoole. Nii et Tekla Brunli ja Martin Wemsteinevik peaks olema tänase esimese võistluse võitja siin Otepääl. Nii et paaris teade on alanud, tundub, et Norra võiduga Rootsane nüüd Arvitson, 5-5, no vaatame seda vahet, see on oma 15 sekundit, no pakule ikka Norralane püsib selle ära, et siin ei ole, Arvitson muidugi teeb kõik, mis vähegi saab, aga siin ikkagi see vahe oma 20 sekundit ja see ringi pikkus siin 1,5 kilomeetrit, nii et selge, Norralase vastu on raske saada, aga nüüd Volkov või Reiter ja Volkov praegu alustab kiiresti, aga 2 esimest jääb üles ja nüüd kohe 3, Reiter, 1 varu ainult võtta, Volkovil on rasked hetked praegu. No ma arvan, et Volkov ei mäletagi, kas ta karjääris on kohe püsti niimoodi alustanud, et 3 jääb üles. Saksamaa läheb nii, et Venemaal täna tundub esikolmikusse asja ei ole ja Volkov praegu kuidagi nii-öelda kukub absoluutselt, ebaõnnestub selles püstitiirus ja Reiter läheb ja venelastel 1 padrun nüüd ja 1 märk üleval. Ei, Venemaale läheb trahviringile ka veel. Nii et esikolmik on läinud ja need võistkonnad enam sellesse esikolmiku mängu ei sekku. Prantsusmaa on nüüd pildile saanud ja Emile Jacquin on sõitmas prantslastel meeste poolt. Nii, Tarvi Sikk tuleb veel siit ja liider tagant tuleb. Nii et seekord tundub, et kas pääseme siin või ei pääse. Kas tuleb ring või ei tule. Prantsusmaa läheb ja hetkel siis Venemaa läinud 4. Valgevene, Austria, Prantsusmaa järgnemas viimasel ringil. Ja Itaalia, Soome, Kanada, Šveits, nüüd tuleb ka Inglismaa, on laskmas siis püstitiirus veel tiirus, kui liidrid tulevad ja praktiliselt ühel tõusul, aga jah, see on selline raske tõus siit alt üles, sealt lasketiiru koha pealt ja nii-öelda sprindimeeste tõus, aga Norralane on läinud ja siit siis müttab Tobias Arvidsson ja Rootsi võistkond, nii et Ingela Andersson, Tobias Arvidsson on täna sõitnud hästi, midagi ei öelda, Rootsi võistkond kindlasti on esikolmikus ja võtavad siit hõbemedalid. Ja vaatan, esimene võistlus, kui peeti Peitostööleris novembri lõpus, siis oli ka kavas segateate sõit, aga jälle hullude ilmastikuolude tõttu jäeti ka seal see võistlus ära. Nii et selle segateate või paaris teate sõidul ei ole sel aastal väga õnne olnud, saadi sõita siis teisel etapil, mis oli Itaalias, Val Ridannas ja Val Ridannas vaatan kohe Val Ridannas
No nii, hädas praegu seal lasketiirus, aga igal juhul Valdur Rannas, jah, detsembrikuus saadi seda võistlust sõita. Nii, Tarvis ikka tuleb viimasse tiiru ja seal on olemas nüüd võimalus pääseda ka viimasele ringile, sest võitja ei ole veel suusastaadionil jõudnud, aga kohe peaks ka võitja päral olema ja suusastaadionil, nii et kaugel ei tohiks olla see hetk, kui tuleb võitja võistkond ja Ukraina võitis seal. Kui nüüd Ukraina võitis siis selle hooaja esimese Ibu karikaetapi paarist teate sõidu, aga täna on Norra päev. Täna on Norra päev, kui Martin Feimsteinevik toob Norra võistkonna finišisse, nii et võimas, korralik etteaste norralastel siia Otepää nädalavahetuse algusse ja kallistused mitte naistepäeva puhul, aga tänase võidu puhul Tekla Brunliilt, nii et Tekla Brunli ja Martin Feimsteinevik on tänase võistluse parimad. Nii et norralaste päevaga alustame siit Otepäält ja nüüd tuleb Rootsi võistkond, see vahe oli ka 20 sekundi peal ja jääb. Nii et Tobias Arvidsson koosseisus siis veel Ingela Andersoniga võtavad täna Otepäält teise koha ja Skandinaavia võistkonnad siis esimene teine. Vaatame, kuidas seal edasi läheb. Igal juhul, kui minna sinna esimese segateatesõidu või paaristeatesõidu peale, ka endal läheb tihti segamini, kas paaristeatese või segaseatsõit oli Norra alles 8 ja Rootsi 9. Ja see sama võistkond, Rootsi võistkond sõitis samas järjestus nagu täna, kui Saksamaa võistkond tuleb täna 3. Ja sakslased koosseisus Anna Veidel ja Dominik Reiter. Ja ütleme niimoodi, et see Dominik tegi oma vahetuse korraliku. Püsti tiirus Volkovi vastu auga välja tulla ühe lisaga. Supersõit Saksamaa poolt ja Saksamaa oli ka esimesel võistlusel detsembrikuus sel samal alal oli alles 7. Nii et 7. Norra 8. ja siis Rootsi 9. täna hoopis teistmoodi, kui Volkov toob Venemaa täna siis 4. venelaste jaoks kindlasti ei olnud see võistlus see, mida loodeti ja taheti. Ei õnnestunud täna siis Venemaal siit esikolmikuse sõita. Austria on 5. Austria koosseisus täna Katariina Innerhofer ja David Komatš ja prantslased 6. Valgevene 7. Et 7 võistkonda 29. on finiši saanud. Kõik võistkonnad muidugi finiši ei tule, sest 21, tähendab juba 8 võistkonda on siis maha võetud. See Moldova, Türgi, Leedu, Rumeenia, Serbia, Läti, Belgia, Bosnia-Hertsegoviina, Horvaatia ja Bulgaaria ja Eesti on napilt pääsenud. Nii et täna me saame ikkagi Eesti võistkonna kenasti auga finišisse ära oodata ja sealt Eesti ei jää ka selles sõidus praegu viimasena tulemas, nii et Tarvis ikka on tõstnud Eesti võistkonna 19. Nii et selja taga siis täpselt 9 võistkonda ja Bulgaaria on siis siin ühel tõusul Eesti võistkonnaga. Tšehhid finiš siis täna siis 9. ja Tšehhid koosseisus Lea Johanidesova ja Andrei Hosek ja see Hosek käis ka suvel siin, kui Euroopa suviseid meistrivõistluse peeti. Nii Inglismaa kõva duell veel Itaaliaga ja siis Soome finišis, nii et Soome 12, Inglismaa 11, Poola tuleb, Sloveenia tuleb, Sloveenia 13, Poola 14, Kanada, kes oli vahepeal isegi esikolmikusse tõusnud, lõpetab siis ikka 15. Nii et selline emotsionaalne põnev võistlus ka siin teise staffi võistluse võistlejatele. Kui oled vahepeal 3. ja lõpuks langed 15, siis on ikkagi äärmiselt põnev ja tasavägine see heitlus. Nii et 17 võistkonda on hetkel finišis, Slovakkia 16, Ukraina 17, nii et ukrainlased, kes võitsid esimese Ibu karikaetapi, siis koosseisus sõideti Merkušina Tšenko, täna siis alles 17. Alles 17. ja Ukraina siis koosseisus Julia Šuvardjok ja see Artjom Tjušenko, see sama mees, kes tegelikult korra on siis juba selle võistluse Ibu karikaetapi sel aastal võitnud, aga nii erinevad on ikkagi need võistlused ja tegu siis duaalse spordialaga, kus ei piisa ainult, kui kiired jalad on, tuleb ka täpselt lasta või vastupidi. Aga Tarvis ikka, Eesti võistkond saab täna finišisse ja 19. Tarvis ikk toob võistkonna finišisse. Koosseisus siis Tarvis ikk, Regina Oja, Eesti võistkond täna võistles ja vaatan viimases vahetuses siis koha võrra ettepoole Tarvi tõstis Eesti võistkonna ja 16 lisapadrunit kasutas Eesti võistkond ja ühel trahviringil pidi Eesti käima.
nii et ütleme nii, et eks neid trahvipadruneid muidugi võeti äärmiselt palju. Võitja võistkond trahviringile käinud võttis 11 lisapadrunit ja võib seda küll öelda, et Norra võistkond oli täna lasketiirust parim. Kõige vähem nii-öelda aega kulus norralastel laskmise peale. Norra, Rootsi, Saksamaa, rootslased käisid 2 trahviringil ja Saksamaa võistkond käis 1 trahviringil. Ja kui nüüd teha selline kiire tagasivaade, Eesti võistkond kaotab 3.51 võitjale. 3.51, aga ei tahakski võitjaga nii palju võrrelda kui Rootsi võistkonnaga, kes käis 2 trahviringil ja võttis 14 lisapadrunit. Tähendab, see vahe 3.30 on praktiliselt siis see vahe, mis kaotame suusarajal ja kaotame tiirus tegutsedes. Nii et lihtne analüüs, midagi peidetud ei ole, paberi peale 3.30, ring ümber ja edasi mõtted, kuidas saaksime rajal olla kiiremad ja lasketiirus kiiremad, et see tulemus oleks parem. Aga kodus võistelda, kodupubliku, koduradadel on igal juhul meeldiv ja hea ja kindlasti tahavad kõik eestlased ka paremini võistelda, aga täna siis jah, peab leppima selle 19. kohaga, aga meil on täna teine võistlus ka, mis on algamas 12.30, kus on siis tegu segateate sõiduga, kus siis 2 naist, 2 meest meeskonnas hetkel esikümme tänasel võistluspäeval, ega midagi väga nüüd uut ei ole võrreldes maailmakarikaga. Norra, Rootsi, Saksamaa, Venemaa, Austria, Prantsusmaa, Valgevene, Šveits, Tšehhi ja Itaalia lõpetab esikümne ja need esimesed numbrid siis trahviringid ja need teised väiksemad numbrid üle 10 on seal siis lisapadrunid, kasutatud lisapadrunid. Äärmiselt palju tänasel päeval ikka, äärmiselt palju, aga jah, süüdlane on siin. Tuulelippe on praktiliselt sirge, see tähendab seda, et siin on vähemalt üle 10 meetri sekundisse tuulekene. Nii, allkirjad ka. No, vaevalt nüüd laenulepingutel alla kirjutati, aga kindlasti kirjutati alla siis sellele, mis puudutab autasustamist ja arvata võib, et siin ka võitja võistkond läheb topiku kontrolli. Ja kindlasti võistkond, kes võetakse siin loosiga. No nii, fännid on kohal, aga sinimustvalge trikoloor see ei ole, see on Venemaa Föderatsiooni trikoloor ja on omadele tuldud kaasa elama, aga tõesti loodame, et nädalavahetusel, kui peetakse siin ka sprindivõistlused ja paaristeate võistlus ja segateate võistlus nii laupäev kui pühapäev toob siia ikkagi rohkem publikut, sest järgmisel aastal soovime korraldada siin Otepääl juunioride ja noorte maailmameistri võistlusi. See on pikk võistlus, see on 2-nädalane võistlus ja see on nii-öelda peaproov selleks, kas Otepää ja Eesti on võimeliselt korraldama maailmakarikaetappi. Et praeguse nii-öelda kõikide asjade järgi võiksime pretendeerida 4 aasta pärast maailmakarikaks, aga selleks tuleb nüüd järgmistel võistlustel ka ennast kogu aeg tõestada. Et on Rahvusvahelise Alaliidu poolt vaatajad kohal ja nemad siis jälgivad kõike ja püütakse seda võistlust siis võimalikult hästi korraldada. Nii, Jan Sorosson, mees, kes siis Oti spordiklubis teeb laskesuusatreeneri tööd ja ka spordikoolis Audentes. Nii et väärikas härrasmees, laskesuusatreener ka siin kaasa tegemas ja üldse võib öelda, et kõik need, kes siin abistavad, aitavad seda võistlust korraldada, on vähemal suuremal määral seotud laskesuusatamisega ja laskesuusatajatega. Ja on siis leitud see aeg oma kiirest ajast, et tulla siis Otepääle korraldama võistlusi, sest tegelikult ikkagi nädal aega praktiliselt need võistlused siin toimuvad. Võistluspäevi on kokku 4, aga ega jah, selleks 1 päevaks ju keegi siit ära ei hakka minema, kui reedene päev on vaba päev. Ja me näitame ära ka headele veebivaatajatele, kuulajatele täna lilletseremoonia, kus parimatele antakse siis esimesed auhinnad kätte. No nii, Eesti fänne ja tunneme ära parem pool Kalev Ermits ise. Kalev Ermits on tulnud siis jälgima võistlust ja käis Kalev siis Pyeongchangis maailmakarikaetapil ära, tegi seal teatesõidu kaasa ja viimane teade on see, et Kalev on ka hooaja nii-öelda lõpetanud või keskendunud siis ravimisele, sest meest on vaevanud ikkagi novembrist peale siin ka see jälle nüüd
suhteliselt võõra nimega mononukleoos ehk selline sportlaste tänapäevane haigus, kus ei lase sportlasel võistelda siis maksimumi peal ehk maksimumi pingutuse peal ei lase siis nii-öelda kõiki võimeid realiseerida. Selle ravimisega on vaja tegeleda ja praktiliselt kogu hooaeg läheb ära. Jakov Fakk, tuntud Sloveen on hädas sellega, oli siin aasta 2 tagasi hädas Darja Tomretseva, Kanada poolt Nathan Smith, tean, et on nüüd ka tervenenud ja alustanud kodumandril võistlusi ja ka Ameerika Ühendriikide koondislased hooaja algul olid selle tõve küüsis ja eelmine aasta Rootsi murdma suusakoondis. Nii et sellised on see tippspordi nii-öelda keerulisem pool ja ohtlikum pool. Ja selle nädalavahetusel peetakse maailmakarika etapp Kondilahti Soomes, et see etapp, mis Venemaal pidi olema, aga see siis nende asjade tõttu, mis mängud seal Venemaal olid, tuli ilmsiks see McLareni raport, mis viitas selgele nii-öelda süsteemsele dopingu kasutamisele ja venelastelt võeti siis maailmakarika etapp ära või siis öelda demokraatlikumas mõttes, et nad ise andsid ära. Ja see peetakse siis Kondilahtis ja sellel nädalavahetusel, samal ajal kui siin ibukarika etapp peetakse Otepääl. Nii et need ongi alati maailmakarika etapp ja ibukarika etapp on samadel nädalavahetustel. Et just anda võimalus nendele, kes maailmakarika etapil peale ei saa, starti ei saa, saavad startida ibukarika etapil. Nii, aga hetkel siis valmistuvad võistlejad lilletseremooniaks. Nii, aga sportlased panevad numbrid valmis ja kohe on valmis minema poodiumile. Teeme väikese reklaamipausi ja siis tagasi. Kohtumiseni Ibu karikasarja etapil Otepääl. Võistluste korralduskomitee esimees härra Aivar Nigo. Nii, head veebi vaatajad, kuulajad. Au on elada Eestimaal ja olla eestlane. Ilusad võtted Eestimaalt, aga me oleme valmis lilletseremooniaks. Ja laskesuusatamises alustatakse alati võitjast, nii nagu vormel 1 ja ka rattaspordis alustatakse võitjatest. Juba näidatakse, kuidas seal mehed värvivad uueks võistluseks plekke, aga Norra võistkond, võitja Norra võistkond täna siis paaris teatesõidus on meie ees ja koosseisus siis Tekla Brunli ja Martin Wemsteinevik on Norra esindus täna esimesel
kohal, esimesel poodiumil. Second place, Ja nüüd kutsutakse välja teise koha omanikud. Sverige, Rootsi. Ja tänasel võistluspäeval olid need rootslased ja koosseisus Ingela Andersson ja Tobias Arvidsson. Ja auhinnad annab üle siis Felix Bitterling Rahvusvahelise alaliidu poolt, kes on just vastutav selle nii-öelda Ibu karikavõistluste eest, oli ka eelmine aasta ja peakorraldaja härra Aivar Nigol on siis auhindade üleandjad siin lilletseremoonial. Medalitseremoonia tuleb siis juba hiljem õhtul tagant järgi. And third place, Team Germany. Ja siin kolmanda koha omanikud. Saksamaa võistkond ja täna siis koosseisus Anna Veidel ja Dominik Reiter. Ja see viimane etapp siis tõi sakslastele neile poodiumi koha, kui Dominik Reiter tegi head tööd lasketiirus ja suutis siis kolmandana Saksamaa võistkonna finišisse tuua. Nii et tänase päeva esimene osa on vaadatud, kaasa elatud, ma loodan, et veebi ees on ka järgmistel ülekannetel rohkesti inimesi ja elame sellele Otepääle veel rohkem sisse ja saame näha, missuguseid võistlusi ja emotsioone pakuvad meile juba järgmised võistlused, sest järgmine võistlus on algamas kell 12.30 segateate sõiduga, kus kaasa teeb ka Eesti võistkond ja kokku on starti tulemas 19 võistkonda. Ja meie ees siis paaris teatevõistluse 3 parimat võistkonda. Norra. Ja Eesti võistkond lõpetas täna siis paaris teatesõidu 19. kohaga. Regina Oja ja Tarvi Sikk eestlaste poolt oli väljas ja selles teises teatesõidus kell 12.30 algavas teevad kaasa Eesti poolt Kristel Viigipuu, Grete Kaim, Johan Talihärm ja Robert Heldna. Nii et selline nelik on Eesti võistkonnal välja panna, numbriga 16 minnakse rajale. Kindlasti, kes on siin Otepää lähistel Lõuna-Eestis, tulge võistlusele kaasa elama ja peale võistlust saate isegi suusad alla panna, sest maratoni rada, see millega siin siis veebruarikuus sõideti, on kenasti sees ja on suurepäraselt sõidetav ja selline kergem trass, nii et kindlasti naistepäeva puhul tulge tehke ise ka üks ring ja võtke talvest veel, mida võtta on, ega neid talviseid päevi sel hooajal Eestimaale väga palju jõudnud ei ole ja jääb loota, et juba uuel aastal on väheke lund rohkem ja just seda looduslikku lund, mida on äärmiselt vähe sel aastal olnud. Võiks lõpetada nüüd. No nii, head veebivaatajad ja kuulajad, aitäh, et vaatasite, kuulasite. Mina ja Baltic Broadcasting ja Postimees lõpetavad ja me oleme valmis uuesti kell 12.30, kui siit Tehvandi talispordikeskuses on järgmine start algamas Ibu karikavõistluste segateatesõit. Nii et mõnusat päeva jätku ja toredat naistepäeva!